Tere päevast ka minu poolt ja austatud akadeemiline pere, vilistlased, külalised, et rõõm on siin olla. Ma kaitsesin küll, lõpetasin Tehnikaülikooli aastal juba 2002, hiljem kaitsesin ka doktorikraadi Tartu Ülikoolis ja olen ka päris paljudes teistes ülikoolides külalis õpilasena ka käinud. Soojustehnikas, keemiatehnikas, ma arvan, me ei saa kindlasti üle sellisest asjast nagu süsinikdioksiid ja süsinik, mis on üldse kogu keemia superstaar, ma ütleksin. Ja mõne sõnaga siis sooviks ka sellest teemast ka täna siis teile rääkida. CO2 emissioonid endiselt on kasvutrendis, kahjuks küll, kogu globaalselt me emiteerime 37 miljardit tonni CO2. Ja kui nüüd vaadata natukene siis seda meie siin erinevates riikides, selles mõttes siis maailma keskmine inimese kohta on 4,7, Euroopa Liit 6,8, Eesti 8,3. Meie lähiriigid kõik, Soome, Läti, Leedu, Rootsi, kõik on palju vähema numbriga, kui on Eesti. Nad kõik jäävad selle siis kuskile siia maailma numbri, keskmise numbri lähedale. Eestis me oleme 8,3, ehk siis me oleme oma lähiriikidest tegelikult ligi 2 korda kõrgema CO2 emissiooni numbriga. Ma ei hakka siin võrdlema Hiinat ja ma ei hakka siin USA-t võrdlema, et nemad panevad oma teed. Mis on siis meie võimalused selle CO2 emissiooni lahendamiseks? Mis võiksid olla võimalused? Kui me räägime salvestamisest, siis Eesti geoloogiline, meil puuduvad sellised geoloogilised mahud, kuhu seda CO2 siis salvestada või kuhu panna. Need võimalused on Eestis, ma arvan, neid uuritakse mõnes mõttes, aga need on väga-väga piiratud. Võrreldes meil ei ole selliseid nafta-gaasi maardlaid, kuhu siis näiteks Norra saab neid siis CO2 kompresseerida sisse. Teine variant on hakata vaatama selles mõttes siis utiliseerimise ehk siis carbon capture utilization ehk siis väärindamise poole. Ja väärindamises meil on olemas nii füüsikaline tee, ehk siis näiteks paneme ta siis CO2 kuskile betooni sisse, siis meil on bioloogiline tee, võtame biogaasist CO2, teeme sellega midagi, siis meil on ka kolmas variant, keemiline versioon. Ehk siis võib-olla keemiatehnika vilistlasena natukene soovikski rääkida sellest keemilisest versioonist ja natukene puudustaks ka võib-olla seda bioloogilist poolt. Ja me teame, et süsinikul on ju päris mitmeid allotroope, et seal on võimalusi ju mitmeid. Nii et vaatame seda probleemi veel natuke lähemalt. Mis siis, ja me teame, et süsiniku üks allotroop näiteks on grafiit ja nii edasi. Ja kui me räägime nüüd sellest grafiidist näiteks, siis meil Euroopas ei ole grafiiti. Me räägime küll autoakudest, aga autoakudest 30% on ju grafiit. Anoodmaterjal 30%, kui sa sõidad siin Teslaga ringi näiteks, sul on 100 kilo on seal juba grafiiti kaasas. Ja kõik see grafiit tuleb kuskilt täna. Kust ta tuleb? See imporditakse. 99% Euroopa impordib seda. 77% globaalsest grafiidist tuleb Hiinast. Nii et Hiina käes on kogu see jõuahel. Ja täna on nimetanud siis Euroopa Liit, USA, Jaapan, Lõuna-Korea, nad on kõik nimetanud grafiidi kui kriitiliseks tooraineks. Ja lisaks veel, just eile oli üks uudis jälle, kus Hiina taaskord pigistas siis grafiidi eksporti. Nad lisavad kogu aeg, juba nüüd nad panid nagu ka tehnoloogiatele panid piiranguid peale, et neid tehnoloogiaid, grafitiseerimise tehnoloogiaid siis ei läheks Hiina riigist välja. Nii et Hiinal on täna väga tugev jõuahel, et seda piirata. Ja kui me vaatame ka seda CO2 emissiooni poolt, mida siis see grafiit, mis meie elektriautodes täna on,
siis millise süsiniku jalajäljega see grafiit tegelikult on seal. Siis kui me räägime, grafiiti on siis kahte tüüpi, ühesõnaga on sünteetilist grafiiti ja on naturaalset grafiiti. Ja see süsinik, näiteks sünteetilise grafiidi puhul on süsiniku jalajälg ligi, ütleme siis vahemik, aga teeme selle äärmise juhu siin, 52 tonni CO2 emiteeritakse, et toota 1 tonn grafiiti, mis on täna teie elektriautos. Nii et see, ja naturaalse kulud natuke vähem, aga see on tõsine suur number. Mis on siis üks lahendus? Üks lahendus oleks muundada siis see CO2 elektrokeemiliselt tagasi süsinikuks. Ja me saame võtta siis ühesõnaga tööstusest pärinevat CO2. Me teame, et molekulaarvalemi järgi tuleb välja, et 3,7 tonnist CO2-st me saame 1 tonni süsinikku ja kui me rakendame selleks rohelist energiat, puhast rohelist energiat, ma mõtlen, siis meil on võimalik teha elektrokeemiline protsess, kus hapnik eraldub ja süsinik sadestub. Ja selleks süsinikuks saamegi siis nii, saame nii grafiiti, saame erinevaid tooteid teha. Ja selle süsiniku siis erinevad valdkonnad võivad olla nii akud, kui värvid, kui kütuseelemendid, ka erinevaid ka kütuseelemendi siis katalüsaatorid on ka süsinikust. Nii, ja kui ma vaatan seda protsessi siis natuke lähemalt, siis mis siin toimub, on see, et me räägime siis tegelikult sulasoola elektrolüüsist ja siin on siis, kujutame seda ette kui niisugust vanni, paneme siia sisse soola, sulatame selle kuskilt 700-800 kraadini ja paneme sinna sisse ka elektroodid, paneme siia sisse anoodi, paneme siia sisse katoodi ja sisestame siit, ütleme siis põhja seest ka CO2. Ja tulemuseks toimub siis see, et eraldub hapnik ja see süsinik siis sadestub selle katoodi külge. Siit pealt me saame sellega siis süsinikku maha kraapida ja tulemuseks ongi selline süsinik. Nii et täpselt sellest samast protsessist valmistatud süsiniku grafiiditükk on minu käes. Apkatalüstis me arendame täna siis 3 toodet. Üks toode on siis grafiit, teine toode, mis on siis samast protsessist tehtud, on siis süsinik nanotorud, mis on ka siis akudesse minevad juhtivad lisandid ja süsinik nanotorudel on ka veel siis nii-öelda kas või ka värvitööstuses tehakse nii-öelda antistaatilisi pinnakatteid, värve, muid komponente ja saab ka selles mõttes ja sellest nagu ka siis teha sellist carbon black'i, ehk siis eesti keeles vist oli siis termin sellele oli tehniline tahm, aga tegemist siis täiesti nii-öelda erinevus nende siis lihtsalt on tegelikult morfoloogias, et kui me räägime grafiidist, siis nad on nagu fleik-kujuline või laastude kujuline, kui on siis süsinik nanotorud, siis nad on niisugused torukesed, eks ju, ja kui on carbon black, siis nad on sellised sfäärikujulised. Tegelikult kõik on nad 100% või 99% süsinikud, eks. Vot. Ja nendel on siis tegelikult väga palju erinevaid aplikatsioonivaldkondasid. Kui me läheme nüüd tagasi selle grafiidi juurde, ja kui ma ütlesin, et elektriautodes on grafiit, eks ju, seal 30% tegelikult auto akust on grafiit, siis kaaluliselt tähendab see keskmiselt on 66 kilogrammi on siis grafiidisisaldus täna nendes erinevates elektriautodes. Ja kui me ennem vaatasime seda, et 52 tonni CO2 emiteeriti siis tonni grafiidi kohta seal Hiinas täna, siis reaalselt, kui me kasutaksime nii-öelda grafiiti, mis on toodetud CO2-st ja rohelise elektriga, siis me hoiaksime ära juba 3,5 tonni CO2 emissiooni ühe auto kohta. Ja kui nüüd
vaadata siin, see number on ainult Euroopa kohta. Kui Euroopas on planeeritud, et aastaks 2030 on kuskil 45 miljonit, 50 miljonit elektriautot, siis juba ainult sellega Euroopa mastaabis me hoiaksime ära 160 miljonit tonni CO2 emissioone. Ma toon veel ühe näite. Lähme nüüd natukene konkreetsemaks. Eesti mastaapi. Et kuidas oleks võimalik üks CO2 väärindamise näide puhtalt nii-öelda Eestis. Siis Eestis on täna 17 biogaasijaama. Jah, biogaasis siis, ma arvan, et kõik ei tea isegi, on tegelikult 60% on metaan, 40% on CO2. See CO2, mis tuleb sealt, see eraldatakse ja emiteeritakse täna lihtsalt õhku. See päris märkimisväärne kogus tegelikult tuleb CO2 puhtalt biogaasijaamadest emiteerivast CO2-st. Et ma toon teile lihtsalt kõrvale ühe näite, et Eestis on 17 biogaasijaama, aga Prantsusmaal näiteks on 560 biogaasijaama. Kogu Prantsusmaa biogaasijaamadest oleks võimalik toota kogu vajalik grafiit, mis on elektriautode jaoks näiteks vajalik. Nii et, aga mis nüüd selle asja veel huvitavaks teeb, on see, et kui me võtta see CO2 näiteks biogaasijaamast, siis see CO2 seal on täna täiesti puhas. See on juba 99% puhtusega. Kui me võtame selle CO2, aga näiteks kuskilt põlevkivitööstusest, mõnest muust protsessist, siis seal me peame hakkama seda puhastama. Ja seal on veel omakorda energiakulu ja kõik nii edasi, et selles mõttes, et see muudab selle protsessi lihtsalt veel nii-öelda komplitseeritumaks. Aga kasutaks kõigepealt ära selle CO2, mis juba on meil puhtal kujul olemas ja mis juba on emiteeritud. Kahjuks on aga see, et kuna CO2, mis tuleb biogaasist, on tegelikult nimetatakse täna siis nullheiteks, sellepärast, et lihtsalt regulatsioonid on sellised ja seda nähakse sellised. Aga tegelikult see oleks meie jaoks võimalus. Ja need 17 biogaasijaama emiteerivad täna kokku 30 000 tonni CO2 Eestis iga aasta. Ja see kasvab, sellepärast, et ka need biogaasijaamad, neid laiendatakse, need suurenevad. Mingisuguse info järgi ma sain teada, et isegi siin aastaks 2035 vist on ennustatud, et biogaasi hulk Eestis 4-kordist. Nii et, et see number selles mõttes kasvab ilusti. Nii, aga sellest 30 000 tonnist me saaksime toota 8000 tonni grafiiti. Ja sellest omakorda piisaks tegelikult 120 000 elektriautoakkude anood grafiitide valmistamiseks. Vot. Nii, aga mis meil selleks veel vaja on? Meil on vaja selleks natuke elektrit, et seda 8000 tonni grafiiti toota. Ja siinkohal on siis ühe tonni grafiidi tootmiseks kulub siis kuskil 13-14 megavatt-tundi elektrit. Ja seda on vaja siis, tegelikult ma räägin siinkohal juba nüüd hea oleks roheelektrit. Ja ehk siis me räägime nüüd, kui me räägime sellest 8000 tonnist, siis lihtne arvutus ütleb meile, et see on circa 100 000 megavatt-tundi elektrit. Kui nüüd tuua lihtne kõrvalvõrdlus, mis see tähendab, see 100 000 megavatt-tundi elektrit, siis Iru elektrijaamal oleks see täna 22 päeva toodang ja planeeritavale siis tuumajaamale, kus oli siis 600 megavatti võimsust, siis nendele oleks see kõigest 7 päeva toodang. Vot. Apkatalüst asub siis täna Maardu linnas Iru elektrijaama kõrval, me oleme reaalselt sealt 300 meetrit ja meil on seal siis oma nii-öelda piloot, ütleme siis väike piloottehas, meil on seal umbes 1500 ruutmeetrit tootmispinda, meil on seal omad laborid, meil on seal, ütleme, 30 keemikut tööl ja me otsime ka keemia inseneri juurde. Neid on raske leida. Vot.
Kokkuvõtteks siis mina näen sellist asja, et elektrokeemilistel protsessidel on väga suur tulevik. Ja ka minu üks väike soovitus Tehnikaülikoolile oleks vaadata ka rohkem elektrokeemiliste protsesside juurde. Sest elektrokeemiliste protsessidega meil on võimalik toota mitte ainult süsinikku, vaid meil on võimalik toota ka teisi keemilisi elemente, erinevaid metalle, ka kas või haruldasi muldmetalli. Ka nendeks on vaja elektrokeemilisi protsesse. Aga tulles tagasi selle süsiniku juurde, siis milleks meil on vaja kaevandatud süsinikku, kui tegelikult meil on võimalik muundada see CO2, mis meil juba täna Eestis on näiteks väärtuslikuks tooraineks. Ühesõnaga, siin on üks väike unistus, et meil oleks Eestis näiteks üks oma süsiniku tehas. Aitäh!